Tere ilusat reede hommikut kõigile. Meil on nii suur rõõm olla eetris koos Kirsiga, kellega me oleme juba veebikoolis siin koostööd teinud ka varasemalt, aga nüüd siis on tulemas üks hästi äge, võimas, suur ja mõnus õpiprogramm koos Kirsiga. Ja meil on väga suur rõõm tervitada, Kirsi, sind ja rääkida sellel teemal, mis juba siin kommentaariumis on elama läinud. Nii et võib-olla räägi natuke, kes ei tunne sind ega tea sind, kes sa oled, mis sa teed ja mis see teema sind just paelub ja siis saamegi teemasse minna. No tervitused, nii tore, et mind on jälle siia kaasatud, mul on alati siin nii hea meel olla. Ja mina olen Kirsi ja minu brändi nimi Kirsi-Mari keskelt setiga, võib-olla keegi on mind kuskil kohanud. Et peamiselt jah, sotsiaalmeedia valdkond on minu ala. Sotsiaalmeedia haldus, võib-olla siis peamiselt ma ütleks. Ja olen ka koolitaja, mul on omaenda sotsiaalmeedia koolitus, mis tegelikult on tehtud läbi veebikooli õpiprogrammi, eks. Et väga äge kogemus oli ja väga tugev koolitus sai. Ja mentordan, teen konsultatsioone, nagu ikka selles valdkonnas on kombeks ja niimoodi ma siis iga päev toimetan, et praegu ma olen küll beebiga kodune ja mul on põhiliselt nagu sotsiaalmeediahalduses üks klient, kellega toimetan, rohkem lihtsalt ei jaksa ja hoian ikka nii-öelda siis käppa sees selles. Nii et tore teid täna näha. Mhm. Väga lahe siin, ma ei tea, kas siin on kommentaariumis juba tekkisid üles erinevad sellised nagu küsimused, valupunktid, et nagu millal kõige parem üldse postitada, kuidas silma paista, enda nähtavust kasvatada ja julgelt kirjutage oma küsimusi, et me Kirsiga ennem rääkisime, otsustasime, et teeme nii, et kuna Kirsil on slaidid, siis ta alguses räägib teema ära, sest võib-olla juba need vastused on seal slaidide sees olemas. Aga pärast me teeme igal juhul küsimuste vooru ka, nii et mis iganes küsimusi sul vahepeal tekib või praegu juba on olemas, siis julged postitada, sest ma tean, et Kirsi on parim inimene sellele vastama, nii et laseme käia. Jaa, ma panen enda slaidid ka siin tööle täpselt, et kui tuleb küsimusi, pange lihtsalt teele ja ma lihtsalt pärast saan kenasti siis vastata, nii et pole mingit muret sellega. Igal juhul täna siis teemaks aegumatud sellised alustalad panin kokku teile ja veidikene tõin sisse ka siis trende, mis siis 2026 on kindlasti aktuaalsed ja kuidas me siis loome seda sisu, mis töötaks täna ja ka homme ka kestaks, et vaatame siis, mis ma siis täna teile siin rääkima asun. Kiirelt veel jagan teile siis nii palju, kui ma ennem võib-olla ei jõudnud rääkida, et ma ise omaenda nii-öelda siis teekonnal olen kuskil 3,5 aastat olnud sotsiaalmeedias niimoodi väga tugevalt sees ja õppinud peamiselt ikka välismaa ekspertidelt, sest olgem ausad, seal on nagu see sotsmeedia väga tugevalt ikkagi eespool meist ja seal selliseid teadmisi on nagu rohkem saada kui võib-olla meil siin veel, et peamiselt olen siis õppinud väljamaa tegijatelt ja ka tegelikult Eesti omadelt, et kes siin on võib-olla tugevamad sotsiaalmeedia valdkonna tegijad, siin-seal ikkagi ennast õpetanud et olla selles valdkonnas ikkagi piisavalt tugev, aga ütleme ausalt, ikkagi põhiliselt praktiseerides tuleb see teadmine ikkagi kõige enam oma klientidega, et siis saad aru, et mis sa siis tegelikult oskad ja mis sa ei oska, et ega seda teooriat on igal pool palju, aga et seda praktikasse panna, et see nõuab ikkagi palju tööd ja igapäevast sellist toimetamist, nii et vaatame siis, mis ma ise olen õppinud, jagan teile enda siis teadmisi ja mis need selle aasta trendid meil siis täna näitavad. Igal juhul trendidega on ikkagi see mure, et nad ikkagi muutuvad päris tihti, et selles mõttes me tahaksime olla alati Kirsi? trendikad, eks. Ahah, Jah, ja ei, kõik on hästi, ma vaatasin vahepeal, et viide oli sees, et slaid ei liigu edasi, aga läks, kõik on hästi. läks. Oh, Lase väga hea. edasi. Super, ma ja just kõik töötab. kartma. Et et trendid muutuvad ja tahaks olla trendikad, aga vot ütleme, vundament peaks ikkagi tugevam olema, et siis saab neid trende ka juurde võtta, et vastasel juhul hakkab asi lugisema. Aga mis siis kõige võib-olla põhilisemad omadused, mis ma tahaks jagada, et mis paneb ikkagi silma paistma just teistele siis, kui sa teed sisu. On kindlasti esimeseks ma panin siia, et selline usaldusväärne hääl ikkagi sinu selline põhiline sõnum, et inimesed usaldavad ikkagi
sind siis, kui sa nagu nii-öelda iseennast ka näitad ja oma häälega nii-öelda siis seda edasi annad. et vastasel juhul, kui sa oled kuskil peidus, eks ole, et siis on raske nagu ka seda usaldust tekitada, kui me ei näe, kes see seal taga on, eks. Et meil on see kuidagi ikkagi naturaalselt sees et inimeselt inimesele ikkagi on see maailm ikkagi loodud ja me ikkagi usaldame neid, keda me saame näha ja tema häält ka kuulda. Teisena siis ma tõin ka sellise võib-olla mis võib-olla eristab see nii-öelda siis sind teistest, on siis niisugune võib-olla perspektiivi küsimus, et kui sul on mõni vaatenurk, mida ei ole võib-olla varem olnud, mida pole varem keegi jaganud, et sa oled nii-öelda natukene selline teistest nagu teistmoodi, on ju, et sa räägid millestki, millest võib-olla meie jaoks tundub uus asi, et ka selline asi toob sotsiaalmeedias, kui sul on selline vaatenurk, siis see kindlasti annab sulle juurde väga palju, et mõelda selle peale, et kas sul on täna midagi sellist erilisust, mida teistel ei ole, võib-olla, aga tihtipeale ongi inimestel see vaatenurka, see on kahte sorti, on see, et kas ma siis räägin midagi, mis on nagu minu meelest nii-öelda siis nagu teistmoodi ja teiste meelest ka, või siis teine on see, et ma olengi isiksusena või inimesena nagu väljapaistev. et see ka kindlasti on asi, mida me pole sellist inimest veel varem näinud, et tundub põnev. Ja kolmandaks siis on mingisugune stiil, mida siis on võimatu võib-olla nagu järgi teha või noh, võib järgi teha, aga see ei kuku võib-olla nii hästi välja teistel, et ongi see, et mida on raske kopeerida, et ka midagi sellist mis annab sotsiaalmeediasse kindlasti palju juurde, niisuguse 3 omadust, et kui sul üks neist omadustest olemas on juba super hästi, et aga vaata, mõnel on isegi 2 või 3 omadust neist sellest listist, et mida rohkem sellist isikupära on, seda parem. aga, aga võib-olla kui rääkida natukene üleüldiselt sotsiaalmeedia sisust kui sellisest, siis et hukid või konksud, millest on ka palju räägitud, ehk siis mingi selline atraktiivne video või postituse selline alguspunkt, eks ole, et mis toob inimestele tähelepanu sinu sisus, siis need niisugused konksud, need on hästi palju internetis saadaval, võib guugeldada. Need tegelikult ikkagi väga hästi toimivad, ainult et peab siis nagu väga enda valdkonna spetsiifiliselt neid konkse ka kenasti kasutama, et nad sinu sihtrühmaga ikka kõnetaks. Et väga palju kasutatakse neid konkse, ma näen, et aga paljudel juhtudel sa ei suuda enda nagu seda sihtrühma nagu kinni püüda, kui see konks on hästi üldine või selline nagu võib kõnetada nagu kõiki valdkondi, eks ole, korraga, et selles mõttes võib-olla seda natuke üle vaadata ka, et kui sa kasutad täna konkse, väga tugevalt soovitan, see on kindlasti üks minu kõige olulisemaid asju, mis ma alati rõhutan, et võiks olla ikkagi video alguses või postituse alguses mingi niisugune terav asi või mingisugune võtab kohe sul nagu kratist kinni ja paneb siin postitust lugema, eks ole, mingi selline lause või mingi visuaalne element, mis siin nagu pilku püüab. Et seda võiks kindlasti kasutada. Ja neid siis saab hästi palju ka guugeldada ja vaadata, mis need siuksed tugevamad konksud ikkagi, mida kasutatakse. Aga mida ma hästi palju näen, on tahetakse ikkagi sihukest esteetikat ja ilu luua sotsiaalmeedias, eriti võib-olla Instagramis, siis ma ütleks, et need ajad on tegelikult möödas, et tegelikult see aeg on, ütleme, juba olnud seal paar aastat tagasi, kui see esteetika oli hästi nagu tugevalt esindatud ja kõik tahtsid olla hästi ilusasti kõike teha ja stiilselt ja ära nagu ilustada oma kõik postitused. Aga tegelikult ütleme ausalt, et noh, et kui ikkagi sõnum on tühi, ega see esteetika seal palju ei aita, et ta ei saa olla su strateegia, et ikkagi sõnum on see, mis on ikkagi oluline ikkagi kohale viia inimesele ja see väärtus. Et kindlasti siis seda väärtust saab edasi anda ka palju täna ikkagi videoga, sest video on ikkagi kuningas meil, et ta on meil ikkagi selleks, et inimesed lihtsalt scroll ivad, olgem ausad, et kui sa lähed sotsmeediasse, siis noh, põhiliselt sa ikkagi oled seal videote sektsioonis, eks ole, et kui tahad võib-olla meelt lahutada ja tunned, et noh, natukene võib-olla argielust eemal, et siis tegelikult ikkagi see video on ikka põhiline, et seal ikkagi esile tulla, siis võiks seda videot ikkagi peamiselt kasutada. Ja seda ikkagi ka võib-olla ongi nutikalt vormistada, ma olen siia kirjutanud, et ta oleks ikkagi selline väärtust andev asi ka, et muidu on see, et eks ikka nalja ja kõike võib teha vahetevahel, aga et inimene alati saaks ka su videost midagi võtaks kaasa. Ja kindlasti, kui sa teed videosid, siis vahet erinevaid nurkasid, et praegu on hästi popp ikkagi rääkida kaamerasse näoga, eks ole, nagu ma täna siin olen, aga võib siis neid nurki ikkagi vahetada, et kas siis külje pealt vahepeal rääkida, hoida kaamerat siis käes enda kohal, panna kaamera kuskile seisma, rääkida, olla õues, et natukene võib-olla tagumist osa siin nagu background'i vahetada, et oleks natukene niisugust erinevust 3-4 sekundi tagant võiks isegi olla, et või siis kas või 5 sekundi tagant, et oleks võib-olla huvitavam jälgida.
ja mida veel, võib-olla see on ka üks osa võib-olla trendist täna, ma seda jagan hiljem ka, et on siis niisugused minivlogid või mikrovlogid, niisugused nagu, mis te võib-olla näitavad seda protsessi, võib-olla minu tänast päeva või kuidas üldse näeb välja näiteks kasvõi noh, meil on tänas kindlasti palju ettevõtjaid, et kuidas siis minu see ettevõtja päev välja näeb, et inimestele ikkagi meeldib teiste elus, on nii põnev ja kuidas ikkagi sina seda asja teed, on ju, et ükskõik, isegi kui see on sarnane minule, on ikkagi põnev, kuidas teine teeb. et seda siis kindlasti nagu kasutada. Ja mida ma alati ikkagi rõhutan, on autentsus. Et olgem ausad, et see näitab ikkagi seda, et inimest saab usaldada, eks, et kui ma olen sinuga ikka aus, ma räägin nii, nagu asjad on, siis see usaldus tekib ka, et aga noh, see nõuab ikkagi sellist tugevat tööd ja järjepidevat panustamist, et inimestel see usaldus tekiks, ega ta ei teki üleöö kahjuks, et see võtab ikka aega ja müügi osas siis kindlasti ongi see usaldus võrdubki nagu müük, et inimesed, me ostame täna ikkagi teist inimest. Et kui me täna oleme selles veebikoolis, eks ole, et siis hästi palju on Marikaga pildis on ju oma veebikooli videotega seal reklaamides näiteks, et hästi meeldiv inimene, sa kohe vaatad, see on hästi rahulikult, ta räägib, ta on hästi sihuke hea ja soe, et kohe inimestele kuidagi nagu see meeldib ja see ongi hea samastuv. Et aga kui oleks näiteks veebikoolil ma ei tea, mingeid videod, mis on tehtud võib-olla AI-ga, poleks Marikat üldse näha, et kui hästi, kas need siis nii hästi mõjuks, on ju. et kuidagi see inimene seal taga hästi palju ikkagi mängib rolli ja ikkagi me ostame täna ikkagi teist inimest, et see on nagu tõsi. Et me oma brändina ikkagi ka, et inimene on ikkagi selle brändi ikkagi kuvand, et me ei saa sealt üle ega ümber, et see on tulnud, et jääda, et seal peidus olemine ei aita kahjuks sind mitte kuidagi nagu rohkem kui see, et sa oleksid ise pildis. Et mina alati soovitan, võite kommentaarides märku anda ka, et kes on täna see, kes ennast ikkagi ka näitab, et kas kõik on täna siin sellised julged või on ikkagi ka täna selliseid kuulamas, kes tunneb, et nagu kohe üldse ennast nagu näidata ei soovi, et hea meelega, et pane number 1, kui sa oled see, kui sa näitad ennast ja pane number 2 kommentaari, kui sa pigem ei soovi seda teha ja ei ole ka siiani väga teinud seda. Vaatame, siin Marika saab ju vaadata, kui kommentaare tuleb, siis mis meil siin täna siit välja tuleb sellest et igal juhul jah, et kui me ennast ikkagi näitame, et mina hästi palju pooldan sellist võib-olla lemmikloomade näitamist, et ma tean, et see võib-olla noh, mis see minu brändiga kokku läheb, aga te ei kujuta ette, kui palju see tähendab, kui paljudel inimestel on lemmikloomad. Ja see on nii suur samastumine, et sul on ka, sa oled ka loomainimene, sul on ka koer, mul on ka koer, kui paljudel inimestel on koerad. Juba see üks väikene tillukene asi nagu annab juba sellist usaldust juurde, et sa oled loomainimene, sa oled nagu hästi tore inimene, eks ole. Või et ma teen trenni näiteks on ju, et ma ka teen trenni, juba 2 asja, mis on ühised on ju. Või et nagu mis iganes, mingid arvamused oma valdkonnast või avalikkusest, eks ole, et ma arvan täpselt samamoodi juba 3. aspekt, eks ole, millega me samastume. Mida rohkem neid punkte tekib, millega meiega samastutakse, seda usaldusväärsemad me oleme. Siin on ikka esimesena tulid 1 ka ära ja keegi pani isegi 1,5 siin. Ahah, väga hea. nii et juba nagu ikkagi teeb midagi. Aga on ka 2 ehk siis neid, kes ei taha üldse sealt peidust välja tulla. ahah, okei, no siis on väga hea, siis meil on siin täpselt niimoodi kõik esindatud. Et siis ma siis räägingi, et tegelikult, kui sa oled, mida kinnisem inimene sa oled, siis tegelikult ettevõtluses meil tänapäeval lihtsalt ongi, me oleme selles ajastus, kui me ütleme, ma ei tea, võib-olla 10 rohkem aastat tagasi, tegelikult oli ka juba sotsmeedia, aga mitte nii tugevalt, siis tegelikult sai veel hakkama niimoodi, onju, et sa ei pidanud nagu seal olema seal sotsmeedias, aga täna on ikka, kui sa ei ole, siis noh, kas sind üldse olemas on, et onju, et siis tekib küsimus ja kui sa täna ei ole, siis sind ei ole võib-olla nagu mõne aasta pärast ei ole üldse onju, et need, kes täna on, need on juba edumaa. Et selles mõttes kindlasti tasub selle peale mõelda ja selle kinnise inimese osas ka, et ega siis ongi raske samastuda sinuga. Et kui sa ei jaga meiega midagi, mis on nagu võib-olla sinulik või sinu, et siis, et miks ma peaksin sind usaldama, eks ole. Et see ikkagi müügi aspekt on täna see usaldus ja ikkagi see inimene ja väärtust ka kindlasti hästi palju jagada, et jaga nii palju väärtust kui võimalik ja sa mõtled, et isegi, et sa nagu võib-olla annad kõik oma teadmised ära, onju, aga tegelikult see annab seda lisapower'it juurde sulle, et kui sul tuleb mingi kursus või mingisugune toode-teenus, eks ole, ühel hetkel sa räägid sellest, et siis on see usalduse baas juba tekitatud, eks ole, et siis inimene enam ei kahtle, et see toode või teenus ei ole hea, kuna sa oled niikuinii enda alas nii suur ekspert, eks ole.
et sellepärast palju väärtust anda ja palju oma teadmisi jagada, et ärge kartke seda, et annate oma teadmised kõik ära, et seda kindlasti ei juhtu. Ja ma siis räägin ka siin, et minu arust on ka see, et kui sa ikkagi oled ettevõtja täna, ja kui sa ei julge ennast ikkagi näidata, siis mul tekib no küsimus, et noh, et aga kui näiteks ühel hetkel ma ei tea, tuleb TV3 või ma ei tea, Kanal 2 tuleb suure jutuga, ütleb, et hei, et me tahaks just saate teha, et kas tuled esinema. Mis sa siis ütled, et ei, ma ikka ei julge tulla, et ma nii kardan seda kaamerat, issand ennast näidata, et appikene on ju. Mis sa siis ütled ära neile siis, et oma brändi nagu veel nagu laiali nagu jagada, et kindlasti sa ei ütle ära, sa lähed ju teed selle nagu teledebüüdi ära, eks ole. Sama on see sotsmeediaga ka, et lihtsalt tasub nagu ikkagi olla seal olemas, sest et see on ikkagi asi, et see julgus, see tuleb aja peale, et mitte kellelgi ei ole seda julgust alguses nagu alustada, eks ole. Et see tuleb ajaga, seda peab praktiseerima, nagu iga asjaga meil maailmas on, et sa saaksid sellest paremaks ja see julgus tuleb lihtsalt sellega, et kui sa tõesti tahad, et su ettevõtlusega läheb paremini, siis sa leiad need variandid ja võimalused. Sa oled kasvõi seal näoga seal ekraanis, aga sa lihtsalt näitad ennast, eks ole, sest sul on ju vaja, eks ole, teenida, sul on vaja ettevõttele on ju kasumit teha, et siis sa leiad need võimalused, et siis tuleb nagu ikkagi see hirm nagu maha suruda või vastasel juhul, kas sa siis oled lihtsalt kehvemapoolne ettevõtja, et siin lihtsalt on väga karmid reeglid täna, et me ei saa enam lihtsalt tänavale panna reklaami ja loota, et meil tuleb müügid, ja ise sinna seal olemata, et selles mõttes tuleb ikkagi natukene sinna sisse kaevata ennast. Ja mida ma kindlasti alati rõhutan, et kindlasti näita, kuidas sina mõtled, kuidas on see sinu, et on ju näiteks, ma ei tea, hästi palju täna näiteks treenereid on ju, et kõik ikkagi paistavad millegagi silma, on ju, et kuidas nemad mõtlevad, kuidas nemad mingit asja näevad, et sul peab olema see sinu enda arvamus millestki, et sa saaksid inimestele nii-öelda siis nii-öelda nendega samastuda, eks ole, ja neile siis olla see parim spetsialist. Ja alati need, kes sinuga ei nõustu, aga nemad ei olegi meie kliendid, et ei peagi kõik meiega alati nõustuma. Et selles mõttes meil on vaja leida üles need inimesed, kes on meie inimesed ja meilt siis, kes kindlasti ühel hetkel selle ostu teevad. Ja et kui sul ei ole üldse seisukohta, näiteks väga paljud, ma näen täna ettevõtjad, neil ei ole seisukohti, nad ei anna neid välja, kardavad arvamust, kardavad halvaks panu, et no siis oledki põhimõtteliselt, sa ei võida kummagi poolt, ei vastu poolt olijaid kui ka vastu neid sinu poolt olijaid, on ju. Et jällegi juba kaotatud võitlus. Ja kui sa suudad rääkida, näiteks kui me räägime täna Instagramist, et siis seal story des on ju seal palju jagada enda usaldust, enda tegevusi, siis sealt tegelikult väga palju tuleb läbi story'de, tulevad ikkagi inimesed sinna sõnumitesse ka. Et seal tekib see võib-olla suhtlus inimesega, see sõbrunemine on ju, ja sealt siis lõpuks selle kaudu tegelikult on võimalik inimesi siis nii-öelda heas mõttes või halvas mõttes nii-öelda siis neid mõjutada ja olla nende nii-öelda siis nende küsimustele ja muredele vastata, et nad siis lõpuks ikkagi selle ostu sinult kas ikkagi teeksid või selle otsuse. Et seal sõnumites siis sinuga natuke jutustades, et seda ma kindlasti väga palju rõhutan, et tuleb rääkida inimestega juttu. Ja mis ma siis kindlasti ka väga tugevasti täna välja toon, on see, et TikTok ei ole Instagram, et TikTok on tulnud ja et jääda, ma järjest rohkem näen, et TikToki jälle tuleb, siis ma rääkisin juba eelmine aasta, et ettevõtjad jõuavad TikToki. Võite mu kommentaarides märku anda, et kes on täna TikTokis oma brändiga. Et võib täitsa märku anda, et ma tean, et paljud väga pelgavad ikka veel, aga olgem ausad, et TikTok on tulnud, et jääda ja mida varem sa seal oled, seda parem. Et brändid ikkagi nad kolivad sinna, aga väga tihti tehakse sama sisu, mida Instagrami, et jah, ta ühest küljest on nagu ei ole nagu keelatud, aga mis on TikToki vaatajaskonnal on kuidagi, seal on nagu erinevus, et kui sa vaatad TikToki sisu, siis inimesed absoluutselt kuidagi seda müügipostitusi nad nagu kuidagi noh, need ei levi, inimesed ei suuda nagu neid nagu kuidagi jälgida, et nad tulevad sinna nagu meelelahutust saama, sellist nagu eemal sellest kõigest müügist, mis on hästi Instagramis praegu väga tugevalt esindatud, et paljud ei tahagi enam Instagrami kasutada, sest nii palju müüki on seal, nagu hästi paljud muudkui ainult müüvad. Et siis on TikTok natuke nagu leebem, et seal ei ole nii palju seda veel, et seal ikkagi nagu natuke tõmmata tagasi just selle nagu müügiosaga, et lihtsalt see sisu lihtsalt ei levi, inimesi lihtsalt ei huvita.
et siis rohkem sellist ekspertsust näidata ja inimesi harida ja lõbustada, et kui Instagramis on need lojaalsed jälgijad, kes sul seal sõnumite kaudu sul tekivad, eks ole, siia, kes nüüd siis lõpuks ostu teevad, siis TikTokis võib-olla pigem ongi see, et sa oled näitad seda ekspertsust siis rohkem, et küll see müük siis ühel hetkel tuleb, et sa tohiks seda müüki nii palju peale suruda. Ja kogukond ka kindlasti, mis on hästi tugevasti esile nüüd tulnud, kõik tahavad kogukondasid teha, eks ole, ja olla sellist võib-olla mingis omas sellises mullis, et oma valdkonnas, et mis on väga tervitatav, et see kõik annab palju juurde müügile kindlasti. Et näiteks need, kes on influencer'id või sisuloojad, kes sellist võib-olla ideaalset elu näitavad, et see hakkab niimoodi, see on juba täitsa kolinal nagu kukkunud selline see huvi, et inimesed see ei tekita usaldust, sest kellelgi ei ole sellist ideaalset elu, eks, et me tahaks näha seda päris elu, on ju, et need, kes näitavad päriselt nagu mingeid äpardusi, mingeid asju, mis on valesti läinud ja kuidas elu on ikka jama ka vahepeal, eks ole, et siis neid usaldatakse ka rohkem ja neid jälgitakse rohkem, sest see on nagu päris, on ju, see on samastuv sisu. Et ma näen, et oh, sa oled minu moodi, et sa ei olegi nii ideaalne. Et järjest igavamaks muutuvad isegi ideaalse elu näitajad, et sellepärast ei tasu oma sisu ka ideaalseks teha kunagi ja oma, ma ei tea, seda stiliseerida või ja oma sisu võib-olla või muuta seda nagu kuidagi hästi nagu kauniks, et oluline ikkagi sõnum ja isegi kui sul on mõni kirjaviga kuskil, tuleb veel lasta olla, ei pea alati kõike lõpuni seal viimistlema. Ja ma ütlen, et ma olen siukse lausesse pannud. oota, ma tegelikult vahepeal kuulan, et kui palju siin TikTokis olid, kas palju neid seal kommentaarid? ikkagi vähe, kes vastasid siin, Vähe. et oli pigem ei, jah, vist tundub. Mm Aga mulle -hmm. tundub, et see vist on ka seotud sellega, et vaata, see videoteema on raske inimeste jaoks, Mm noh, -hmm. keeruline teha, ta ongi aeganõudvam sisutüüp, eks ju, et sa võid tekste kirjutada, aga video tegemine võtab aega, et pigem võib-olla ongi see TikTok'i mitte minemine on see, et sul ei ole seda head süsteemi videode loomiseks. Ja noh, samas Instagramis on ka palju videot, eks ole, Mhm. onju, et aga seal on vaata see variant, et sa saad teha postituse ka, onju, et sul ei ole vaja kogu aeg seda videot seal luua. Et jaa, tõsi, aga ütleme, et noh, see ongi, et inimesed mõtlevad selle video tegemise hästi raskeks. Minul on hea lihtne öelda, eks ole, ma olen seda palju teinud, aga päriselt, ma jõuan kohe selleni ka, et tagasi tuleb ikkagi see sotsmeedia, onju, mille peal me kasvasime, et selline hästi toores ma niimoodi naudin neid inimesi, kes on mingi alustavad seal sotsmeedias on ja teevad neid videosid täpselt nii, nagu nemad arvavad, onju. Seal on mingi vahepeal paneb selle salvestama, onju, ja paned häälega, et juba salvestab, onju, ja siis mingi, okei, juba salvestab, onju, et ta läheb, jäi see kõik selle videosse, onju. Ja siis hakkab rääkima, et see on nagu nii lahe, see on nii toores, see on nagu see, mida me tegelikult igatseme, et liiga ideaalseks on see asi aetud, et inimesed enam ei viitsi nagu sellist nagu, kõik peab olema mingi raamides, onju, et nii peab tegema, nii peab olema, onju. Et sellepärast inimesed pelgavadki alustada, sest nad teavad, et neid reegleid on nii palju, mille peale peab rõhuma, et tegelikult võta see telefon kätte, tee see video valmis, vahet pole, kuidas ta tuli, see ongi nagu toores, et TikTokis ma eriti näen, et need uued tiktokerid, kes peale tulevad, onju, need on igas vanuses, et teevad täpselt nii, nagu nemad oskavad. Nad on nagu läbinud mingeid kursusi, midagi teinud, eks ole. Nad lihtsalt panevad selle video nagu tööle, selle telefoni kaamera tööle, onju, ja hakkavad lihtsalt rääkima. Ja see ongi nagu see, mida nad teevad. Nad midagi ei tööta, seal ei pane mingeid subtiitreid ega midagi. Ja see mulle nii meeldib, ja ma näen, et ka teistele, et see läheb nii hästi peale, et mida vähem silutub, mida vähem raamistikku ja reegleid sa kasutad, seda parem. Et sellepärast on eriti, et selles mõttes on ikkagi lihtne, et sa lihtsalt tee, mina küll utsitan, et eriti nagu see TikTokis toimib meeletult hästi, sest inimesed kuidagi annavad selle andeks, et sa oled nagu koba või nagu, et see ongi nagu lahe, et sa nagu ei oska veel hästi, siis veel Mainika seal, sorry, ma tegelikult täpselt ei teagi, kuidas see video tegemine käib, eks ole. Ja ma lihtsalt nagu teen, onju, ja see inimesele nii meeldib, sest see on nii toores, see on nii ehe. Et ära üldse nagu muretse mingite reeglite pärast, et küll neid saab alati hiljem juurde õppida, aga põhiline, et see video ikkagi saaks ülesse. Ja kogukonna mõistes, nagu ma just alustasin selle slaidiga, et ikkagi et seda kogukonda ikkagi kasvatada sotsmeedias, et need huvid oleksid ühised, väärtused ja kõiksugused erinevad olukorrad ka, et oleks nagu võimalusel jah, et Marika just ütleb, et me peame hakkama siin kokku tõmbama, issand, mul on nii palju slaide, et appi, ma arvasin, et ma jõuan ilusti, aga noh, lähme siis, võtan kiirelt kokku. Aga mida ma tahtsin lihtsalt öelda, ongi selle, võib-olla juba läheb siin edasi siin. Jah, et igal juhul mõtle tulevikule, et see kogukonna loomine on oluline selleks, et ka see, kes uuem see nii-öelda
kogu see Gen Z on ju, et need teised, kes peale kõik nooremad tulevad, et siis nemad on ka tegelikult meie kliendid ühel hetkel, et tuleb nende peale ka mõelda, et see TikTok on nende kanal täna, et mitte ainult päriselt, et seal on täna meie nii-öelda vanemaid inimesi ka, et ei tasu nagu selle pärast küll muretseda, et ma ei tea, mul ei ole publikut seal, et 100% on su publik seal. Nii, aga trendidest, et kiirelt käin üle trendid ja siis võtame küsimused, et kindlasti meil on oluline võib-olla vaadata seda, et 2026, eks ole, et see algas juba 2025, kui ikkagi noored kasutavad ja tegelikult ma ise ka. Oleme ausad, otsingumootorina seda sotsmeediat, mul on vaja midagi leida, ma panen kohe vaid Instagrami või TikToki, mingi teema huvitab. Ma tahan just nagu seda videosisu nagu vastusena näha, mitte seda, et ma hakkan lugema seda kuskilt Google'ist või mingi, nojah, ma kasutan Cloud'i, ma kasutan ChatGPT-d, aga kuidagi nagu, et seda nagu päris inimese nagu mingit kogemust saada või siis ma tegelikult vaatan sotsmeediast, et ma guugeldamist ma põhimõtteliselt üldse enam ei tee. Et ongi kas siis ai või siis ma lähen otse sotsmeediasse inimeste kogemusi lugema mingist, ma ei tea, kas siis on mingisugune terviseasi või on siis mingi uus mingi asi, mida ma tahan lugeda, et inimesed kasutavad otsingumootorina. Et selles mõttes võib need märksõnud tugevalt enda valdkonna märksõnu ikka videotes kasutada, mis aitab sellele otsingule pärast kaasa ka, et sind üles leitaks. Et jah, need mikrovlogid juba mainisin ära, eks ole, ja ärge muretsege, ega video võib ka hiljem minna viraalseks, kui võib-olla täna ei tõmba üldse, on ju, seda vaatamise ligi, aga võib-olla mõne aja pärast on see hoopis väga-väga oluline, võib-olla tuleb mingisugune aktuaalne teema seal, räägid seal mingisugusest, ma ei tea, suve, ma ei tea, parimatest smuutidest, eks ole, ja siis tuleb suvi peale ja siis ikkagi räägivad smuutidest ja järsku sinu video tuleb kuskilt etteotsinguga, on ju, ja siis ta nagu hakkab nagu vedama. Et ära kunagi muretse, et ah, mu video nüüd ei läinud, et siis ei lähe ka kunagi tulevikus, et sa kunagi ei tea. Ja jah, et ja ai, kõik küsivad, et ai on juba praegu nagu see 2026 ja mina ei usu seda veel, et ai on veel seal kuskil tammi taga kinni. Et ma näen seda, et inimesed pelgavad seda ai-d esiteks veel, kõik ei kasuta seda veel. Et ma ütlen, et 2026 ta on küll väga tugevalt, me näeme, et ai igal pool, aga tegelikult ma arvan, et see plahvatus ei ole veel olnud. Et ma arvan, et me räägime sotsmeediast siis, et see tuleb alles kas 27 või isegi hiljem, sellepärast et praegu ollakse juba nagu natuke väsinud sellest ai-st, et kui tehakse reklaame, nad on nii algelised, eks ole, need ai-ga tehtud reklaamid on just nagu lopergused veidikene, onju. Et inimene kohe tunneb ära, et see on ai-ga tehtud. Et kuna see ai veel areneb, eks ole, mida paremaks see muutub, seda tugevamalt hakatakse seda kasutama siis, kui ta on juba parem, aga täna ta on veel nagu algfaasis ja inimesed kohe tunnevad selle ai sisu ära, ja reklaamid, et sellepärast ma ei usu, et ta on veel selle aasta nii-öelda tugev trend, aga ta on alguse faasis praegu, et kasutada lihtsalt seda praegu, ma ei tea, subtiitrite jaoks, ma ei tea, töötluse jaoks, analüüsi jaoks, mis kõik on ju, uute ideede loomise jaoks sotsmeedias, aga võib-olla sellist videosisu ma veel ei usaldaks veel ai-le. Et ikkagi sinu nägu ja sinu hääl on see, mis ikkagi loeb. Et paljud ikkagi väldivad seda ai reklaami hetkel. Ja teha võib-olla seeriaid, mingi osa 1, osa 2, mingeid draamasid korraldada, et see kindlasti läheb inimestele väga peale, et niisugust võib-olla natuke näitlikustada mingisuguseid olukordi, et oleks võib-olla rohkem niisugust sisu sellel videol, et teha võib-olla natuke elavamaks enda sisu, et see on ka üks väga-väga oluline, et inimesed tahavad võib-olla natuke sellist mitte igavat sisu, eks ole, et kui siis keegi räägib oma kaameras, aga ta räägib mingi loo näiteks, et mis on midagi juhtunud või kuidas on mingi asi toimunud tema elus, et see mõjub kindlasti rohkem kui see, et lihtsalt rääkida tuimalt mingist teooriast. Ja kindlasti vastata ka siis enda sotsmeedias inimestele ja nendega jutustada, et see annab väga palju siis müügile juurde. Jaga oma arvamust alati, millest sa ära karda oma arvamust jagada, vasta klientidele, kommenteeri inimesi vastu, kes sind kommenteerivad, jaga, küsi ja elavda ka kindlasti seda sõnumit ja vestlust, et võid ka hiljem näiteks inimestele kirjutada, kes sinuga on rääkinud, kuidas on läinud, kuidas sul see toote valimine läks, keegi küsis su toote kohta, võid neile hiljem ka kirjutada, et kas leidsid endale selle toote, mis sa otsisid või et ühesõnaga lihtsalt nendega rääkida, et see annab väga-väga palju juurde. Ja kindlasti järjepidevus ikkagi võidab selle täiuslikkuse ja ma ei ütle, et sa pead olema sa pead iga päev postitama, loomulikult mitte, aga püüa leida siis selline maht, mis on sinu jaoks, isegi kui sa saad 1 korda nädalas selle video teha, hea küll.
teed üks kord nädalas, aga siis tee ka, on ju. Mitte see, et ma nüüd üks nädal teen ja siis teine nädal üldse ei tee ja kolmas nädal ka ei tee. Et siis tee see üks nädal, see on ainult üks kord nädalas, see on ainult neli videot kuus, on ju. no selle sa suudad nagu ikka ära teha, aga siis olgu ta ikkagi nagu väärtust andev, tugev nagu postitus, eks ole. Jah, muidugi mina alati ütlen, et minimaalne ikkagi 2 videot võiks olla nädalas, aga noh, kui sa, ma ütlen, et kui sa isegi seda ei jõua, et siis tee siis vähemalt ükski, et aga ära nulli peal küll nagu lase, et siis on muidu jama, siis jälle kaotatud auditoorium. ja, ja kindlasti jäta meelde siis see ahel, meil on vundament tugev, eks ole, et trendid, neid me saame alati, need tulevad-lähevad, neid me saame alati nendega kaasa minna, aga vundament peaks ikkagi tugev olema, ole autentne, ole sina ise, ma tean seda kerge öelda, eks ole, aga see tuleb ka ajaga, et alguses me oleme ikka nagu mask ees, aga vaikselt tuleb see mask maha, mida rohkem sa teed ja järjepidev ikkagi siis, ja ka see järjepidevus ongi, et oleks ikkagi see kasvõi see üks video nädalas, et alusta vähemalt täna, sest see on juba samm tuleviku poole, et ei tasu nagu muretseda, et ma olen nüüd millestki maha jäänud. nii väga hea, ma nii kartsin, et ma ei jõua üldse aega. Vuristasid hooga ette kõik nii õpikule lahe. saadan slaidid ka, et siis ja saate üle vaadata pärast veel rahulikult. ja, aga meil on igal juhul veebikooli poolt väga hea uudis see, et ja ma kirjutasin ka, et palun kirjuta küsimused, kommentaari, et iseenesest Kirsi, sina ei kiirusta praegu kuskile, mina ka vist ei kiirusta kohe. nii, et me võime selle laivi teha pikemalt, sest huvi on väga suur olnud, siin on üle 117 inimest oli vahepeal laivis, et väga-väga kõva arv. aga meil on selles mõttes head uudised, meil on tulemas nüüd õpiprogramm, kus saab põhjalikumalt kõikidesse nendesse teemadesse minna, et see, mida Kirsi praegu siin jagas, on ainult, ma ei tea, kas see oli mingi jäämäe tipp või mis osa see sellest kõigest oli, aga räägin natuke sellest õpiprogrammist. ma korraks võtan sulle ekraani jagamise ära, ma panen selle jaa, sorry. õpiprogrammi pildi ka ette, et räägi natukene, mis sa plaanid seal teha inimestega ja mis on see tulemus, kes kaasa teevad selles programmis? ja õpiprogrammis tegelikult on väga palju jällegi seda, mida me täna rääkisime, et oleks inimestel ikkagi see ettevõtlus ja sotsiaalmeedia ikkagi ühildunud ja rääkida just nendest, et kuidas siis nendest hirmudest üle saada, kuidas siis seda sisu teha niimoodi, et ta ikkagi leviks ja oleks nii-öelda oma sihtrühmale siis ikkagi vajalik ja ta aitaks kaasa siis sellele müügile ikkagi lõpuks, sest olgem ausad, et me peame kuskilt ikkagi alustama ja kui me ikkagi algust ei tee, siis me oleme juba kaotanud. Ja loomulikult on ka mingid postitused, eks ole, me mõtleme, kuidas ikkagi siis luua selline, mis ikkagi töötaks ka, et eks nende tegemine ma räägin, kõigepealt tuleb nendega algust teha, et nad üldse hakkaksid tööle, et kui algust ei tee, ega siis ei saa neid ka lõpuks nagu tööle panna. Ja kindlasti on siis, ma tahaks kindlasti jagada inimestele siis kuidas seda sotsiaalmeedia nagu strateegiat endale siis ise luua, sest et ka seal on ka teatud aspektid, mis on ka mul endal kursusel, et inimesed kohe kuidagi nagu noh, olid üllatunud, et strateegia on hoopis nagu, seal on vaja nii palju erinevaid aspekte ikkagi luua, et ei ole ainult lihtsalt see, et ma panen mingi turundusplaani ja oma sihtrühma paika ja ongi kõik, aga seal on veel nii palju tegevusi sotsiaalmeedias, mis seda strateegiat toetavad, et võtaks selle kindlasti ette teiega, kes õpiprogrammi tulevad. ja jah, ma arvan, et see on võib-olla põhiline, ega seal muud ei olegi, mis ole, noh, seal kõik muu on juba niisugune oluline, mis toetab seda, aga peamiselt on see strateegia ja see sisu loomine, et ta oleks su sihtrühmale ikkagi müüv. mm. -hmm. väga lahe. Lähme küsimuste juurde ka. Kui teil on veel, siis pange julgelt siia kommentaariumisse, aga üks küsimus, mis ma alguses märkasin, oli siis see, et kui ideedest tuleb puudu, et mida siis teha. ja enne kui sa, Kirsi, vastad, siis Kaari, kes on selle õpiprogrammi juht koos sinuga, ta seda sotsiaalmeediaprogrammi teeb, on teinud ühe ägeda tööriista sulle, kes sa oled tulnud täna siia laivi vaatama, et kirjuta kommentaari rebane aita ja sa saad endale ühe tööriista, mis tõenäoliselt aitab sind natuke selles osas, et kui vahepeal on pead täiesti tühi, sest mina tean ettevõtjana ka, no on lihtsalt nii väsitav on, kõik muud asjad võtavad nii palju aega ja energiat ära, mul ei ole jaksu vahepeal seda sisu luua ja siis ongi, et sa lihtsalt ei, sul pole ideid, sul pole jaksu, aga mis on sinu selline ravim sellele, et kui oled väsinud, pea on ideedest tühi, mida siis teha? no mul on mingid omad raamistikud nagu välja töötatud küll, et teatud mingisuguste
noh, kuna ma olen seda sisu väga palju, ka teiste inimeste sisu väga palju analüüsinud ja on tegelikult mingid teatud sisutüübid isegi, mis siis nagu ongi mingid kasvõi sketšid on ju mingitest päriselu situatsioonidest, mis on võib-olla minu see põhiline selline go to alati, et siis ma hakkan nagu reaalselt kasutama neid raamistikke, ma seal kursusel ka kindlasti jagan seda ideede mõistes, et on väga palju raamistikke tegelikult sisu mõistes, mida sa saad kasutada, kui sul tõesti on ideede puudus. Ja siis olen ka toonud näiteid, et palju siis, et kuidas siis seda raamistikku kasutada niimoodi, et need ideid siis enda valdkonnas siis, kuidas neid genereerida. aga üldplaanis mina ise väga palju kasutan küll ai-d täna ka, et ai ta ei anna küll tegelikult väga häid ideid, olgem ausad, aga ta annab mingid suunad. ja näiteks ma kasutan kordamööda niimoodi nagu chati ja ma kasutan Cloud'i ka. et aga Cloud'il võib-olla on rohkem niisugust võib-olla realistlikumaid asju, et chat võib-olla teeb natukest uhhuud ka, aga ütleme niimoodi, et väga palju, isegi kui nad annavad mingi täiesti umbluu mõtte mulle ideed, onju, siis ma vaatan, ma küsin talt näiteks mingi 10 ideed ja ma saan sealt 10 idee pealt juba mingi 3 ideed nagu kuidagi ma saan mingi pooliku idee, siis ma panen enda mõtteid juurde ja siis tuleb juba nagu sisu. et tegelikult väga nagu utsitan selles mõttes ai-d kasutama enda abilisena ideedena küll, aga siis peab see sisu, mida sa annad sellele ai-le ka olema üsna nagu detailne, et mis ettevõte, millega te tegelete, kes on teie sihtrühm, mis sisu te muidu olete teinud, kas sa tahad teha või humoorikat sisu, tahad sa mingit, et sa pead andma nagu nii palju asju ette, et siis ta saab vähemalt sinust aru, et mida sa tahad, et siis on neid ideid palju kiiremini nagu, et mina jah, kasutan küll väga usinalt ja soovitan, et annaks kasvõi mingi suuna kätte, mis ideed teha. Mhm. Kohe alguses, kui inimesed tulid, siis vähemalt 2 inimest küsisid, et millal on parim aeg postitada, et kas see on määrav, et ma teen seda kell 8 hommikul või kell 9 õhtul. no ütleme ausalt, et mina olen avastanud, et ikkagi õhtupoole, siis kui, olgem ausad, kes on õhtul sotsmeedias, ikka suht enamus me oleme, et pärast tööd ja kõige magusam minu meelest on enne magamaminekut. et mina oma kliendile lisangi, ma teengi video valmistuse 10-st mingi ja panen üles, et enne magamaminekut ikka inimestel väike kiire scroll käib ikka ja olgem ausad, me oleme niisuguse harjumusega ja mina olen nagu seda meelt, et siis, kui inimesed on kõige aktiivsemad. Mhm. Üks küsimus on selline ka, et kui oledki üksik ettevõtja, mida paljud Eestis siin on, et teevad kõike 100 asja muud ise, on ju, raamatupidamist kaasa arvatud võib-olla isegi. ja kuidas siis selle sotsiaalmeedia kanalitega on, et kas ma peaks olema tõesti TikTokis ja Instagramis ja Facebookis või pigem, kui ma tunnen, et ma nagu ei jaksa tegelikult hästi, on ju, et siis ma olen nagu poolikult igas kanalis või pigem ma peaks valima ühe kanali ja olema seal korralikult siis nii-öelda esindatud. jah, pigem küll jah, et kui sul seda aega noh, tegelikult ei ole kellelgi palju, aga vaadake, et mida rohkem sa nii-öelda seda, noh, eks su enda levikul on parem, kui sa oled nagu võib-olla mitmes kanalis, ütleme, et aga siis peaks nagu valima, et eri kanalid, et ütleme, Facebook ja Instagram on niisugune nagu omaette ühine juba selline peaaegu juba, et siis võtta lisaks võib-olla TikToki, ütleme lihtsalt sinna kõrvale või siis lisaks veel võib-olla YouTube või lisaks siis LinkedIn, et alati nagu mingi nagu erikanal juurde, et see meta on nagu omaette ja siis on need TikTokid ja need on kõik nagu niisugused lisakad ja mida ma ütlen, et ka seal teises, et noh, tegelikult natukene poolikult olemine, et mis see siis nagu tähendab, et kui üks on su põhikanal, siis see poolikult tegelikult noh, see kahju sulle ei tee. et isegi kui sa postitad neid samu asju, mida okei, ma ütlesin, et Instagram ei ole TikTok on ju, et Instagrami sisu ei ole TikToki, aga vähemalt kui sa kasvõi lihtsalt see väike upload sinna TikToki ka lisaks veel ei tee sulle paha, kui see, et sa nagu lihtsalt oledki kogu aeg ainult ühes ja sa oledki nagu selle, sul noh, ongi, sul ei olegi muud, eks ole, et aga TikTokis on natukene teine rahvas ka, et siis seal ka võib-olla sellist teistsugust rahvast võib-olla püüda. et ole siis seal siis poolikult, et aga pigem nagu jah, põhikanal pluss siis võib-olla miski võiks kõrval olla. Mhm. Triin küsis siin spetsiifilisema küsimuse, et mida sa arvad Threadsist, et kas sa oled seda ise kasutanud, kas sa soovitad seda? Ja ma lisaks ühe küsimuse siia otsa, kuna sa oled nii hea kiire rääkija, siis sa suudad vastata sellele jah, mitmele küsimusele korraga. jah, Et kas on mingeid ägedaid uusi kanaleid, kuhu praegu võiks just minna, sest et vaata, kui alguses kanalid tulevad, siis nende algoritmid on see, et nad tõstavad kõik postitused üles, on ju, kerge vaevaga ja sa saad kohe nagu pihta, et too veel mingeid põnevaid kanaleid välja, kuhu ettevõtjad võiks piiluda praegu.
Treetside osas muidugi võib olla, täiesti ma näen, et see toimib megalt, et kui sa oskad väga hästi selliseid lühikesi mõtteid kirja panna, võib-olla nad humoorikad, võib-olla dramaatilised, tee seda väga vabalt, et toimib täiega. kui sa oled niisugune tekstiinimene, vabalt, et mõni inimene on lihtsalt rohkem tekstiinimene ja teine on jällegi videoinimene, et vabalt võta, võid juurde ka Treets, noh, Treets on tegelikult ka nagu metakanali oma, eks ole, aga ta on ikkagi natuke teistsuguse nagu hõnguga, et kui sinule see teksti asi meeldib, pane täiega, ma olen täiega nõus, et ma ikkagi vahepeal käin seal lugemas, see on niisugust kulda. et ja seoses teiste kanalitega ma tegelikult ei ole nagu väga siukseid uusi kanaleid, kui on ainult siis Instagramil tegelikult loodi see instants funktsioon, kus sa siis saad hetkelise pildi lisada seal oma tegevustest. ma kasutan seda iga päev, miljon korda päevas. see on nii, ma ei tea, kuidagi praegu toimib nii hästi, see kuidagi, see on nii toores. sa paned endale pildis ja see läheb kusjuures, sa postitad sinna, eks ole, selle pildi või sa annad väikse videoklipi saad ka panna ja see jõuab ainult nende inimesteni, keda sina tagasi jälgid. Et ei ole ainult need, et kõik, kes sind jälgivad, vaid keda sina ka vastu jälgid, ehk need näevad. Ja miks mulle nii meeldib, see ongi see, et see on kuidagi oma sõpruskond või selline oma nagu inimeste sihuke ringkond ja sinna panen lolle nägusid, teen mingeid lolle nalju, mida võib-olla Instagrami ma ei pane, kuigi võiks panna, aga noh, ei pane. Et siis seal ma olen kuidagi julgem ja seal on kuidagi inimesed saavad hoopis minust teise pildi võib-olla, kui võib-olla seal Instagrami story des, et ka soovitan proovida. Väga lahe. No nii, aga siis ma loodan, et kõik on saanud kommenteerida rebane aita ja kui sa ei ole ja vaatad seda järgi, et siis see automaatika töötab ka pärast, nii et pane rebane aita ja sa saad endale üllatuse Messengeri postkasti, ühe hea tööriista, mis aitab sul natuke seda sotsiaalmeedia sisu genereerida. Super suur tänu sulle, Kirsi, tänase hommikuse eest ja mul on nii hea meel, et see ei ole meil, see on meil ainult sissejuhatus sellesse ja, põhjalikku programmi, mis saab olema. nii et ja, kui sa tunned ettevõtjana, et ikkagi see sotsiaalmeedia on sul paras peavalu, nagu sa tegelikult alustasid slaididega, on ju, et see vundament on vaja paika saada, et siis ta enam ei ole peavalu. et nagu noh, meie veebikoolis näiteks oleme praegu hetkel jälle selle nii-öelda mitte teelahkmel, aga sellise nagu otsuse ees, et me peame selle strateegia uuesti üle vaatama ja jälle uuesti tegema. et vaata, ettevõtjal võib olla ka nii, et sul on mingi hetk see strateegia nagu paigas, aga siis asjad muutuvad, su bränd areneb, kasvab, on ju, ja siis on jälle vaja korraks maha istuda ja see strateegia paika panna. ja mina tean, ma ettevõtte juhina, noh, Mirel on meil ka siin turundajana abis, aga tean, et noh, mulle see turundus väga meeldib ja ma olen mõelnud, et ma tahan selle ülesande ettevõttega jällegi iga päev tuleb kogu aeg uusi asju peale ja sul ei ole seda aega, et keskenduda. ja ometigi tegelikult see tähendab, kui sul pole strateegia paigas, siis see tähendab seda, et sul asjad ei tööta nii nagu vaja, sa tegelikult raiskad ressursse, mida meie ka veebikooris päris palju teeme, et me teeme sisuloomet väga palju, aga me ei kasuta seda nii strateegiliselt, kui vaja oleks. et sellepärast ma väga usun sellistesse nagu programmidesse, kus sa tuled ja saad siis nagu spetsialist, kes on nagu sina, Kirsi, on ju, sellise juhendamise ja kellegi käe all selle oma strateegia paika saada. ja siis sügisele selles mõttes palju parema nagu positsiooniga vastu minna, et just. kõigepealt, et mis kanalid üldse valida, millist sisu üldse postitada, milliste tööriistade abil seda teha, et see ei ole ainult ka selline strateegiaprogramm, vaid seal reaalselt näitame ka oskusi, et meil on seal külaliskoolitajaid, kes õpetavad videoloomet näiteks, oli Reigo Kimmel on meil seal külaliskoolitajana, kes on väga kõva videode tegija, nii et tahaks anda nagu lisaks sellele strateegiale läbi selle programmi sulle ka reaalsed oskused ja kuidas sa siis päriselt neid teed. et kui sul on peavaluks see sotsiaalmeedia, siis oled väga oodatud augustis algavale õpiprogrammi koos Kirsiga. ja ja suur aitäh. kusjuures meil on ju videote tegemise töötuba ka seal tulemas, et saame kõik kokku, Jaa, teeme videosid koos, õpime, kuidas seda teha nagu praktiliselt ka, et ei ole ainult teooria, et täpselt. minu koolitused on alati kõik väga praktilised, nii et selles mõttes hästi palju näiteid täis, et see annab ka kindlasti palju juurde, kui lihtsalt teooriat kuulata, et ma ise ei viitsi ka seda lihtsalt puhast teooriat kuulata, et siis ma püüan nagu hästi praktiliselt asja edasi anda, et see annaks kasu ka. vot. ja et tekiks need uued harjumused, on ju, mida me tegelikult jaa, ettevõtjatena vajame ja julgus, täpselt. mida sa tegelikult täna Julgus. väga süstisid meile kõigile. jaa, aitäh väga sulle. hea, super, ja väga hea. olgu, aga mõnusat päeva jätku kõigile, aitäh sulle, kes sa tulid vaatama, meil oli täna siin tõesti üle 117 inimest oli siin minu meelest, võib-olla oli rohkem vahepeal, ma ei tea, aga tundub, et on kuum teema ja ega see pole, see on täitsa loogiline, et ongi kuum teema, sest see on Jaa. koht, kus ettevõtjad peavad olema aktiivsed ja esindatud, kui nad tahavad nagu konkurentsis püsida. Täpselt, nii et tulge õpiprogrammi ja näeme kindlasti siis juba tulevikus ja aitäh kutsumast, oli väga meeldiv täna. toredat reede jätku ja ja mõnusat nädalavahetust. tšau-tšau.